Laialt väidetakse, et kliima on kriisis ja see on inimese süü. Breaking heat records. Weather extremes. It's about as hot as it can physically get. Öeldakse, et inimtekkelise kliimakriisi kuulutamise taga valitseb teaduslik konsensus. Tartu Ülikooli Füüsikainstituudi kaasprofessor Valter Kiisk selliste väidetega ei nõustu. Kõigepealt selliste terminitega nagu konsensus ja enamus ja vähemus ja autoriteedid ja teaduses selliseid termineid nagu ei tohikski kasutada tegelikult. Intervjuus vabadused.ee-le selgitab Kiisk, et kliima on viimase paarisaja aastaga tõepoolest mõõdukalt soojenenud ja selles on inimesel oma roll. Kuid kas see tõesti tähendab kriisi? No hetkel ei ole mingit kriisi. Kiisk ütleb, et peaksime kliimamuutustesse paanikata suhtuma ja aru saama, et see, mida meile niinimetatud rohepöörde sildi all kliimavõitluses pakutakse, on pseudolahendused. Hakkame seal tuulest ja päikesest elama, taimetoitu sööma ja majandust ei tohi kasvatada ja nii edasi, et need on täiesti eluvõõrad ideed muidugi. Vaata täispikka intervjuud vabadused.ee-st.